Täna tahan alustada sellega, et vaatan üle õudused, mis Gazas toimuvad. See on midagi, mida iga hooliv inimene peaks tegema. Need õudused, millest teile räägitakse, millest teie meedia teatab ja mida kajastatakse ka sotsiaalmeedias. Ja selleks, mis oleks parem viis, kui minna otse allika juurde, inimeste juurde, kes ise neid reaalsusi kogevad. Ja need inimesed on Gaza inimesed Gazas. Vaatame siis Gaza elu õudusi, mida Gaza elanikud omavahel jagavad. Vaadake seda kannatust. Vaadake seda vaesust. Vaadake seda kohutavat nälga. Vaadake seda puudust. Seda viletsust. Ja vaadake seda raiskamist. Need ei ole pildid, mille ma välja mõtlesin. Need ei ole Iisraeli kaitseväe pildid. Need on pildid, mida Gaza elanikud omavahel oma araabiakeelsetes kanalites jagavad. Need, mille puhul nad ei oota ega hooli sellest, kas välismaailm neid näeb. Ja siiski, hoolimata sellest, mida te siin just nägite, jätkub välismaine narratiiv edasi. Stsenaarium ei muutu kunagi. Meedia ei räägi teile, et iga päev siseneb Gaza sektorisse keskmiselt kuni 600 abiveokit. Iisraelis tehtud arvutused näitavad, et umbes 120 veokit päevas oleks piisav Gaza elanikkonna toitmiseks. Ja see tähendab, et me räägime peaaegu 5-kordsest kogusest sellest, mida neil tegelikult vaja on. Selle tulemusena toob märkimisväärne osa veokeid sisse kaupu ja muid tooteid, et tagada Gaza elanikele mitte millestki puudust ei tuleks. Ja niil on tegelikult rohkem toitu, kui nad suudavad ära tarbida. Süüdistused Iisraeli vastu ei peatu kunagi piisavalt kaua, et küsida. Kui see on näljahäda, siis miks nad ei näe isegi kaugeltki välja nagu inimesed varasemates õudustes, mida oleme näinud? Kui see on piiramine, siis miks näib, nagu nad oleksid kaubanduskeskuses? Kui see on häving, siis miks peavad nad pulmi kohas, mis näeb välja nagu ööelu piirkond? Ja samal ajal, kui Gaza elanikud näitavad teile tõde, räägivad lääne woke-aktivistid teile pidevalt, milline tõde peaks olema vastavalt nende propaganda ettekirjutustele. Ja te näete seda siin kommentaarides, selles saates endas. Ühel pool islamofašistid ja teisel pool ignorantsed kroiperid, kes eiravad seda, mida nende silmad näevad, ning projitseerivad hoopis seda, mis nende arulagedates ajudes toimub. Nii et meil on jälle üks vooruslikust näitav Euroopa armastuspaat, ehk seksuaalse väärkohtlemise ja ahistamise flotill, mis tuleb Gazasse. Milleks täpselt? Tooma toitu. Vaata uuesti seda toitu, mis neil Gazas olemas on. Järjekordne paaditäis aktiviste, mõjutajaid ja isehakanud päästjaid saabub päästma inimesi, kes oma enda sotsiaalmeedia põhjal elavad palju paremini, kui aktivistide annetuste kogumise videod väidavad. Flotill, mis tuleb koos oma enda skandaalidega, sest miski ei kehasta moraalset missiooni paremini kui sisemised süüdistused väärkäitumises ja kaoses enne, kui nad isegi Lähis-Idasse jõuavad. Seega küsin veel kord, milleks nad siis täpselt siia tulevad? Et tuua ravimeid. Või on asi sümboolsetes žestides, mida TikToki jaoks filmida? Suurendada vaadatavust sotsiaalmeedias, et tõsta oma sissetulekut. Võib-olla. Võib-olla tuua mõned kitsed kaasameeste lemmiktegevuse jaoks. Kes teab? Sest kui nälg oleks siin tõesti probleemiks, siis võiks oodata laevastikke suundumas kohtadesse, kus nälg on päriselt olemas ja sündmused tõesti toimuvad. Täpselt nagu tutside genotsiid 90-ndatel või jesiidide oma Iraagis 10 aastat tagasi. Muide, mitte ühtegi protestisõna ei öelda selle kohta, et Gazas tegutseb aktiivne jesiidi tüdrukute orjaturg, kes ISIS röövis ja keda on üle 10 aasta edasi-tagasi müüdud. Ja see toimub siiani ning neid hoitakse ja väärkoheldakse endiselt Gazas. Aga kuidas on Somaalia, Kongo, Lõuna-Sudaani või Põhja-Nigeeriaga? Kõik need asjad, mis tänapäeval juhtuvad. Need kohad, kus terved rahvad hävitati, samal ajal kui maailm kerib sellest edasi, justkui oleks see vaid sosin. Sinna ei läinud ühtegi laevastikku, ühtegi viraalset kampaaniat ei korraldatud, ühtegi kuulsuse toetust polnud. Ükski Euroopa noor ei seisnud järjekorras, et päästa 100 000 surevaid aafriklasi. Ma arvan, et kui seda ei saa lahendada sellega, et grupp popartiste koguneb stuudiosse ja laulab, kuidas nemad on maailm, siis liigutakse lihtsalt edasi. Sest need tragöödiad ei tekita klikke. Need ei lähe trendiks. Need ei paku seda haiglast, mandunud emotsionaalset põnevust, mis kaasneb Iisraelile vastuseismisega. Ja nii kasutatakse pahameelt valikuliselt. Mitte seal, kus kannatused on kõige suuremad, vaid seal, kus poliitika on kõige lihtsam. Nii et jälle, miks?
Tõesti, miks? Ilmselgelt ei ole see nälg. Välja arvatud juhul, kui oled Gazast pärit naine, kelle terroristist abikaasa tapeti ja nüüd tema endised kaaslased kasutavad sind seksuaalselt ära, et saaksid toitu, nagu ma eelmisel nädalal teatasin. Võib-olla on see lihtsalt armetu lääne noorus, kes otsib mõtet oma igavates eludes. Nad lähevad merele, sest tänapäeval võib Euroopa pealinnade tänavatel kõndimine olla väga ohtlik, eriti naiste jaoks. Näed, kui lihtne on levitada liialdusi, mis moonutavad tegelikkust. Olen õppinud parimatelt neist isehakanud aktivistidest, aga ma kaldun kõrvale. Seda me teame. See ei tulene hoolivusest oletatavate ohvrite vastu. See on midagi palju kurjemat. See, mis oli aastaid olnud eurooplaste lemmikajaviide, juutide väärkohtlemine ja tagakiusamine, on neilt nüüdseks juba 3 põlvkonda ära võetud. Ja see tuleb suure hooga taasmoodi. Eriti nüüd, kui nad saavad seda juudipesuks nimetada, väites, et nende viha ja ahistamine on suunatud ainult sionistide vastu või kutsudes meid sioodeks ning säilitades samal ajal oma moraalse pahameele. Nad karjuvad genotsiidist. Aga nad teavad, et see on jama, sest kui see oleks tõesti genotsiid, näeks selle piirkonna kaart hoopis teistsugune välja. Pärast seda, kui nad on näinud, mida see väike Iisraeli riik, kõik meie 7 miljonit inimest on teinud araablastele, keda on Liibanonis, Süürias, Iraagis, Jeemenis ja Iraanis meist 10 korda rohkem. Pärast seda, kui nad on näinud kõike, mida me neile oleme teinud, on see, et Iisrael pole Gazale rohkem kahju teinud. Tõend meie vaoshoituse kohta. Meie vaenlastel Gazas oli üle 20 aasta aega oma rünnakuks valmistuda. Nad ei varjanud kunagi oma kavatsust Iisraeli hävitada. Ja nad kordavad seda isegi täna. Ja see hõlmab ka nende hüüdeid jõest mereni. Me oleksime võinud teha palju rohkem, kõrvaldada palju rohkem ja olla suuremad kolonisaatorid kui lihtsalt võtta territoorium, mis on Washingtoni linnaosa suurune. Ja jah, on kahju, et nii paljud on surnud. Aga nad teadsid, tegid koostööd ja tähistasid rünnakut Iisraeli vastu. Sõda on traagiline, kuid kontekst on oluline. Ja süsteem, mille nad Gaza alla ehitasid, tunnelid, relvad, aastakümnete pikkune ettevalmistus, kõik see oli loodud ühe eesmärgiga, rünnata Iisraeli ikka ja jälle, avalikult ja uhkusega ning võib-olla tuua kaasa meie hukatus. Meie vastutus, nagu igal riigil, on eelkõige hoolitseda omaenda kodanike eest. Meil lasub kohustus kaitsta omi. Nad panevad teadlikult ja tahtlikult oma tsiviilisikud otse tulejoonele. Ma tean, kui paljud on Gazas toimuva hävingu pärast ärritunud ja see on tõesti häbiväärne. On häbiväärne, et sa kõik need aastad selle kohta ei sõna võtnud ja vaikisid. Sa kirjeldasid kangelaslikult Gaza elanike terrorit kui vastupanu. No jah, õnnistagu sind sinu vaprat William Wallace'i südant. Hamas ehitas infrastruktuuri, tuli meie laste kallale ja jättis meile ainult ühe valiku, see oht hävitada. Ja sama asi toimub praegu Liibanonis. Nad teevad seda nüüd Liibanonis, kuritarvitades kõiki neid aspekte, mida lääneväärtused kaitsevad. Koolihooned, meditsiiniasutused ja sõidukid, meediatöötajad. See tegu ise on sõjakuritegu vastavalt seadusele, millele nad nii sageli viitavad. Te näete Hezbollah tunnelit, mis asub 25 meetri sügavusel maa all ühe tsiviilriiete poe all Lõuna-Liibanonis. See on Hezbollah juhtimispunker. Hezbollah kasutas seda rünnakute juhtimiseks Iisraeli tsiviilisikute vastu. Seetõttu demonteerib Iisrael Hezbollah sõjamasinad piiri ääres, et kaitsta Iisraeli perekondi rakettide eest. Rünnakute ja veel ühe põhjast tuleva 7. oktoobri laadse rünnaku eest põhjast. Iisrael soovib rahu Liibanoniga, kuid relvarahu ei tohi olla kattevarjuks Hezbollaha taasrelvastumisele. Ja selle tulemusena on ulatuslikud kahjustused, aga see on nende enda süü. Me ei saa olla nende tsiviilisikute eest rohkem vastutavad kui nad ise. Tõde on see, et ükski neist eneseõigetest tüüpidest tegelikult ei hooli. Aga kui sa saad rünnata ja kritiseerida juute, siis klikid tähendavad tulu, see toob sulle raha sisse. Sa kontrollid meediatsüklit ja uudisvooge, sa mõjutad maailma. Üte. Kontrollin meediat. Mõjutan maailma. Rahatinida? Kus sa oled seda varem kuulnud? Kas see pole see, milles sa juute süüdistad? Kõiki 15 miljonit meist üle maailma. See on täpselt see, mida kõik sugulusaretatud koid ja kitsedega seksivad,
lastega abielluvad pedofiilid meile nina peale viskate. Ja ma küsin uuesti, milleks nad siia tulevad, kui nad selgelt näevad, et narratiivi ja araablaste näidatava tegelikkuse vahel on lõhe? Sherry Oz on Iisraeli teadlane ja kirjanik, kes on teinud tõsist metoodilist tööd Gaza kohta levivate väidete uurimisel. Ta võrdleb Gaza süüdistust rahvusvaheliselt tunnustatud genotsiididega artiklis, mille ta kirjutas pealkirjaga The Gaza Genocide Claim. Mis juhtub, kui võrrelda seda Rwanda, Armeenia ja holokaustiga? Ja ta teeb midagi, mida kõik pahameelt etendavad tegelased tegelikult keelduvad tegemast. Vaadake reaalsust, mis tegelikult toimub, mitte deklaratsioone. Ta hindab fakte, mitte propagandat. Oma artiklis toob ta välja mõned olulised punktid. Sherry kinnitab ilmselt. Jah, sõda Gazas on olnud laastav. Jah, tsiviilisikud on kannatanud. Jah, trauma on päris. Aga ta rõhutab, et sõnal genotsiid on juriidiline tähendus, mitte sotsiaalmeedia oma. Ja selle rakendamiseks on vaja tõendeid tahtluse kohta hävitada rahvuslik, etniline, rassiline või usuline grupp. Mitte hävitamine või ümberasustamine, ega ka mitte pahameel tragöödia ulatuse üle, vaid just tahtlus. Ja see ongi kõige raskem tõestada. Sherry teeb siis midagi väga lihtsat. Ta võrdleb Gaza olukorda teiste sündmuste andmetega. Rwandas hävitati 100 päevaga 70% Tutsi elanikkonnast. Holokausti ajal hävitati 2/3 Euroopa juutidest. Armeenias tapeti üle miljoni inimese. Namiibias hävitati peaaegu terved hõimud. Isegi jesiidide genotsiid, millel oli väiksem proportsionaalne suremus, hõlmas süstemaatilist tapmist, massilist vägistamist, sunniviisilist uskupööramist ja selget kavatsust hävitada see rühm. Gaza arvud ei sarnane lihtsalt nendele mustritele. Need ei ole isegi ligilähedased ulatuse, proportsiooni ega demograafilise mõju poolest. Sherry vaatab ka ajastust. Tõelisi genotsiide tunnustatakse kas kohe, nagu Rwandas ja jesiidide puhul, või aastakümnete pikkuse uurimise järel, nagu holokausti ja Armeenia puhul. Sherry märgib, et Gaza puhul on endiselt tegemist vaidlustatud tõendite, vaidlusaluste numbrite ja käimasolevate kohtumenetlustega. Rahvusvahelise kohtu ECJ menetlus on endiselt pooleli. Lõplik otsus on veel aastate kaugusel. Seejärel käsitleb ta 5 ÜRO genotsiidi kriteeriumi. Tapmine, raske kahju tekitamine, hävitavad tingimused, sündide takistamine ja laste üleviimine. Tunnustatud genotsiidide puhul on täidetud mitu kriteeriumi ja olemas on selged tõendid tahtluse kohta. Ta näitab, et Gazas toimusid tapmised ja kahju tekitamine linnasõja kontekstis. Ülejäänud kriteeriumide täitmist kas väidetakse või vaidlustatakse ning tõendeid saab tõlgendada mitmel erineval viisil. Ja ta toob välja ühe olulise juriidilise aspekti. Kui samad tõendid võivad toetada rohkem kui üht tõlgendust, siis rahvusvaheline kohus ei järelda genotsiidset kavatsust. See on juriidiline pretsedent, mitte tema arvamus, ja see ei ole poliitiline avaldus. Sherry lõpetab lihtsa järeldusega. Süüdistus on tõsine. Seetõttu väärib see tõsist uurimist. Ja räsimärgid, loosungid, tänavaprotestid. Need ei asenda õigusalast otsustamist. Sellepärast on olemas rahvusvaheline kohus ja sellepärast on need võrdlused olulised. Kui inimesed suhtuksid sellesse tõsiselt, ei rakendaks nad rahvusvahelist õigust valikuliselt, ei koostaks süüdistusi vastavalt oma päevakorrale ega manipuleeriks olukordadega. Nad käsitleksid seda tõsiselt, nagu Sherry on teinud. Kui vaadata, kuidas rahvusvahelist õigust tänapäeval rakendatakse, ei saa eirata valikulist pahameelt. Seda, kuidas õiguslikke termineid venitatakse, kitsendatakse või kasutatakse relvana, sõltuvalt sellest, kes on asjasse segatud. Kui asi puudutab Iisraeli, käib kõik poliitiliste eesmärkide ja asjaolude manipuleerimise ümber, et need sobituksid etteantud narratiiviga. Ja kui sa küsid, miks see on ettemääratud narratiiv, siis väga lihtsalt. Meid rünnati 7. oktoobril ja juba 8. oktoobril. Isegi enne, kui Iisrael vastas, korraldati juba Ameerika Ühendriikide ja Euroopa pealinnade tänavatel meeleavaldusi, kus meid süüdistati juba siis genotsiidis. Ja tuleb küsida, kus olid kõik need hääled, need valitsused, need institutsioonid, need aktivistid, siis kui Süüria kodusõjas tapeti üle 500,000 süürlase. Kus nad olid siis, kui hinnangute kohaselt oli neist ohvritest ligi 100 000 araabia põgenikud, kes elasid Süürias.
Ei olnud erakorralisi istungeid, ei olnud ülemaailmseid marsse, ei olnud flotille, ei olnud genotsiidi süüdistusi, ei olnud rahvusvahelisi kampaaniaid, mis nõuaksid vastutust. Need samad tegelased, kes mujal massilistele julmustele silma kinni pigistavad, avastavad äkitselt oma moraalse pahameele, kui asjasse on segatud Iisraeli riik, sest premeeritakse just poliitikat. Nii et probleem, millega me tegeleme, on ebajärjekindlad moraalstandardid koos valikulise moraaliteatriga. Ja nüüd on silmakirjalikkuse mask täielikult langenud. Täna hüüavad nad oma tegelikke kavatsusi avalikult välja. Nad kutsuvad üles Iisraeli hävitamisele. Mitte õiglus, mitte inimõigused, mitte rahu. Hävitamine. Jõest mereni hävitage sionistlik üksus. Ja nad tunnevad end vabalt seda välja ütlema, sest ülemaailmne arutelu on mürgitatud. Sest moonutades seda, mis Gazas toimub, muutes keerulise sõja valeks genotsiidi süüdistuseks, on nad loonud moraalse universumi, kus Iisrael on kujutatud pahalasena, olenemata sellest, mida faktid näitavad. On hämmastav, kuidas need samad Euroopa riikide juhid, kes nüüd väljendavad šokki, kunstlikku ja valikulist šokki Iisraeli meetmete üle, mille eesmärk oli peatada rünnak, mis oli suunatud meie hävitamisele. Need on needsamad riigijuhid, kes pidasid meile aastakümneid loengut. Nad ütlesid meile, et peame tunnustama PLO-d, sest see toob rahu. Nii me tegimegi. Nad veensid meie juhte ja inimesi Iisraelis, et see toob rahu. Nad ütlesid meile, et taganeksime territooriumilt, see toob rahu. Seda tegime ka, ja mis juhtus? Neid järeleandmisi kasutasid ära just need inimesed, kelle kohta nad ütlesid, et nad võtavad vastu meie pakutud rahu. Ja rahumeelne kavatsus. Kõigepealt tulid terrorilained ja siis enesetapurünnakud. Seejärel tulid raketid. Ja kord leiti vabandus, miks araablased seda tegid ja miks meie peame vaoshoitust üles näitama. Ja siis see suurem plaan, mille Hamas kiirendas, kui ta alustas oma rünnakut varem, kui oli kavandatud. Mitte miski sellest polnud saladus. See oli aastaid nähtav. Selle maa-aluse infrastruktuuri rajamine, samuti rünnaku järel Iisraeli vastu. Kampaania järel. Ja iga kord, selle asemel, et nõuda vastutust nende rühmituste käest, kes vägivalda toime panid, selle asemel, et nõuda tagajärgi, öeldi meile, Iisraelile, et me peame üles näitama vaoshoitust. Meile öeldi, et me peame tegema rohkem järeleandmisi. Meile öeldi, et kui me lihtsalt anname natuke rohkem järele, siis rahu ilmub justkui võluväel. Ja nüüd need samad valitsused teevad neile järeleandmisi. Ja mõnel juhul isegi julgustavad rahvahulki, kes marsivad nende enda tänavatel ja skandeerivad Iisraeli vastu. Rahvahulgad, kes ei nõua kompromissi, rahvahulgad, kes ei nõua kooselamist, vaid rahvahulgad, kes nõuavad Iisraeli kadumist. Iga kord, kui me püüdsime kokkuleppele jõuda, iga kord, kui me ulatasime käe, oli vastus sama. Vägivald, tagasilükkamine ja arusaam, et kompromissi koorem lasub ainult Iisraeli riigil. Ja saate, mis selle viige taga on? Enesevihkamise projektsioon. Euroopa on põlvkondi veetnud, eemaldudes omaenda usust, kultuurilistest arustest, mis teda kunagi koos hoidsid ja omaenda rahvuslikust identiteedist. Seega pole üllatav, et nende vaenulikkus meie suhtes kerkib pinnale ja levib nii kergesti. Meie, juudid, oleme alati olnud ja nüüd, rohkem kui kunagi varem, oleme kõik see, mida Euroopa enam ei oska olla. Meie Iisraelis oleme rahvas, kes on juurdunud oma usus. Rahvas, kes on juurdunud ajaloos. Rahvas, kes on juurdunud rahvuslikkuses. Rahvas, kes usub endiselt millessegi suuremasse kui iseendasse. Nemad, Euroopa rahvad, maadlevad küsimusega, kes nad on. Nad põlgavad seda, millest nad on loobunud. Ja püüdes õigustada tühjust, mis on nende hinge vallutanud, vaatavad nad meie poole. Meie siin Iisraelis, elades lihtsalt enesekindlalt oma identiteedis, ajaloos, usus ja olemasolus, tuletame neile meelde, et see, mille nad kaotasid, on endiselt võimalik. See tähendus on endiselt võimalik, see juurdumine on endiselt võimalik. Rahvas võib endiselt iseendasse uskuda. Näed on meid sellepärast aastaid tagakiusanud ja süüdlaseks teinud. Kuid mitte ainult meie, juudid, pole me jäänud kindlaks ja uhkeks selle üle, kes me alati olime ja oleme olnud, vaid nemad on kaotanud silmist ja ühenduse sellega, kes nad olid, ning nad on õnnetud. Ja see on miski, mida nad ei suuda ega kavatsegi meile andestada. See identiteedikriis läänes ei püsi lihtsalt vaiksel pinnal. See avaldub agressiivselt ja tihti irratsionaalselt.
Woke vasakpoolsed on võõrandunud omaenda riikidest, omaenda pärandist, omaenda kultuurilistest alustest. Ja selle ebamugavusega ausalt silmitsi seismise asemel suunavad nad selle väljapoole. Sügav rahulolematus iseendaga projitseeritakse mugavatele välistele sihtmärkidele. Nii haaravad nad kinni mingist väljamõeldud eesmärgist, mis ei nõua tegelikku ohverdust, tõelist arusaamist ega vastutust. Eesmärk, mis laseb neil end õigena tunda, vältides samal ajal rasket tööd omaenda ühiskonnas katki oleva parandamiseks. Ja Iisraelist saab ideaalne väljund, mitte sellepärast, mida Iisrael teeb, vaid sellepärast, mida nad iseendast tunnistada ei suuda. Ja sellega on vana vihkamine leidnud uue elu. Sest see, mida me praegu näeme, on kummalise ja ebamugava sümbioosi tekkimine kaasaegse woke vasakpoolsuse teatud osade ja traditsioonilise religioosse parempoolsuse elementide vahel Euroopas ja mujal. Kaks rühma, kes peaaegu kõiges eriarvamusel on, avastavad äkitselt ühise keele, kui jutt käib Iisraelist. Erinevad motiivid, erinevad maailmavaated, kuid sama emotsionaalne rahuldus. Sihtmärk, mida on turvaline hukka mõista, turvaline süüdistada ja mille vastu on turvaline ühineda. See lähenemine ei toimu ainult faktide tõttu. See juhtub sellepärast, et Iisrael on sisuliselt kujutatud kollektiivse juudina, tõstes riigi esile universaalse hukkamõistu objektina. Lihtsalt olemas olles, ellu jäädes, identiteeti, ajalugu ja järjepidevust hoides, paljastab see midagi, millega mõlemad pooled maadlevad. Ühe poole jaoks on see kaotatud kultuurilise keskuse tekitatud ebamugavus. Teise poole jaoks on see muutuvast maailmast tingitud ebamugavus, mida nad ei suuda kontrollida. Ja nii woke vasakpoolsete kui ka äärmuslike parempoolsete jaoks saab sellest ekraan, millele nad projitseerivad oma ärevusi. Võttes seda kõike arvesse, vaatame nüüd mõningaid selle nädala sündmusi. Alustame loomulikult Iraanist. Sealne olukord on neljapäevase seisuga endiselt kahe vahel, kas potentsiaalne kokkulepe või täiemahuline sõda. Kokkulepe, mis võiks olla Iisraeli jaoks halb, rõhutan, et võiks, sest nagu olen varasemates saadetes öelnud, me ei tea täpselt, mis toimub. Mis muide on hea, sest mida vähem avalikustatakse, seda rohkem peab vaenlane oma samme läbi mõtlema. Aga see kokkulepe ei pruugi teenida Iisraeli huve, nagu näitab ka see, et ameeriklased on juba loobunud nõudest lammutada Iraani raketiprogramm. Täiemahuline sõda võiks potentsiaalselt kahjustada maailma majandust. Nii et see, mida me näeme, on pikaajaline piiramisrõngas Iraani ümber ning see kujuneb loominguliseks kesktee lahenduseks Iraani riigi nõrgestamiseks. See on sarnane olukorrale Gazas praegu, mis on samuti justkui sellises vahepealses tsoonis, kus Hamas on küll olemas, kuid Iisraeli vaatenurgast toimib peaaegu nagu miski, mis on küll olemas, kuid justkui puudu. Nad on endiselt seal, kuid palju vähem ähvardavad kui varem. Ja siin on ka Liibanoni aspekt. See vahepealne olukord on justkui relvarahu, mida Hezbollah pidevalt rikub, võimaldades Ameerika Ühendriikidel jätkata Iraani vastase survekampaaniaga. Ja sel põhjusel teeb Iisrael koostööd praeguse kujuteldava rahualgatusega, millel on vaatamata nende sümboolsele iseloomule siiski mingi väärtus, kas või juba seetõttu, et need avaldavad survet Hezbollahale. Aga just selline on olukord selle salvestamise hetkel neljapäeval. Kõik võib muutuda üleöö või isegi nädalavahetusel. Rääkides Gazast, siis teisipäeval täitus 200 päeva sellest, kui praegune relvarahu Iisraeli ja Hamasi vahel jõustus. 10. oktoobril 2025. Kogu selle perioodi jooksul on Iisrael peamiselt ühepoolselt kokkuleppes kinni pidanud, mis tähendab, et tohutud kogused abi voolavad Gaza sektorisse, kuid relvi sealt välja ei liigu. Hamas keeldub vastupidiselt kokkuleppele neist loobumast. Nagu ma varem mainisin, siseneb iga päev Gazasse keskmiselt ligi 600 abiveokit. See on peaaegu 5 korda rohkem, kui neil tegelikult vaja oleks. Toit ja need kaubad täidavad Hamasi taskuid rahaga, sest nad müüvad neid sealsetele elanikele. See aitab tugevdada nende võimu Gaza sektoris. Ja see võimaldab neil ka valmistuda võitluse uuendamiseks nii, et nad suudavad kuude kaupa piiramist üle elada ilma puudust tundmata. See on sellepärast, et meie tähelepanu on endiselt Iraanil. See muutub kohe, kui Iraani küsimus on lahendatud. Seda peavad Gaza elanikud arvesse võtma. Ja nüüd tagasi selle laevastiku juurde, mida ma varem mainisin. Iisraeli väed võtsid neljapäeva varahommikul kontrolli alla laevad ja Gaza poole suunduva laevastiku. Iisraeli kaitseväe IDF pressiesindaja üksus teatas, et IDF jõustab Gaza sektori mereblokaadi vastavalt Iisraeli poliitilise juhtkonna korraldustele.
Lisan, et see on samuti kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Riigil on lubatud sõjaolukorras kehtestada mereblokaad. Ülevõtmise ajal levitasid laevastiku osalejad videoid, kus oli kuulda, kuidas Iisraeli mereväe eriüksuslased kutsusid neid kurssi muutma, öeldes, et Gazasse sõitmine rikub rahvusvahelist õigust. Ja kui nad soovivad Gazasse abi saata, peaksid nad seda tegema tunnustatud kanalite kaudu, Iisraeli Ashdodi sadama kaudu. Iisraeli välisministeerium avaldas video pardalevõtmise operatsioonist, kus näidati osa kaupadest, mille laevastiku aktivistid olid endaga kaasa toonud. Laevalt leitud esemete ja varustuse hulgas olid narkootikumid, rasestumisvastased vahendid ja muud profülaktilised vahendid. Tõeline armastuslaev, tõepoolest. Hamas esitas muidugi kaebuse ja avaldas oma rahulolematust selle üle, et Iisrael hõivas laevastikku. Huvitav, mida nad lootsid? Enne seda kehtestas Iisraeli kaitseminister Israel Katz kolmapäeval sanktsioonid Hamasi ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt korraldatud laevastiku rahakogumiskampaaniale. Kaitseminister avaldas, et laevade ostmiseks rahakogumise sildi all on korraldajad tegutsenud ebaseaduslike meetoditega ja läbipaistvust eirates. Hiljuti arreteeriti või peeti kinni Tuneesias ja teistes riikides kampaaniaga seotud aktiviste ja kõrgeid tegelasi, keda kahtlustatakse rahapesu ja korruptsiooniga tegeleva võrgustiku juhtimises. Vau, kas me oleme üllatunud? Need sanktsioonid on osa laiemast majanduskampaaniast, mida juhib Iisraeli julgeolekuasutus koostöös Ameerika Ühendriikidega, Hamasi terroriorganisatsiooni ja katsete vastu õõnestada julgeoleku stabiilsust Gaza sektoris. See laevastik rikub tegelikult ÜRO resolutsiooni 2803, mis sätestab, et abi Gazasse peab sisenema ainult tunnustatud ametlike ja heaks kiidetud kanalite kaudu. Sealt liigume edasi Liibanoni juurde. Iisraeli kaitsevägi avaldas sel nädalal kaadrid, mis paljastavad Hezbollah süstemaatilise kiirabiautode ja meditsiinivarustuse kasutamise Lõuna-Liibanonis, et varjata terroritegevust. Terroriorganisatsioon kasutab meditsiinisõidukitele antud puutumatust ära terroristide ja relvade transportimiseks. Mitmel dokumenteeritud juhul nähti, kuidas terroriste viidi kiirabiautodega minema, olles peidetud surnukottidesse. Organisatsioon on suurendanud kiirabiautode kasutamist terroristide erinevate asukohtade vahel liigutamiseks, varjates samal ajal nende isikut. Materjalil on näha, kuidas IDF-i rünnakutes ellu jäänud terroristid põgenevad ja peidavad end ühes piirkonnas, kuni saabub kiirabi, mis viib nad vigastusteta minema, asetades nad kanderaamidele surnukottidesse ja tõstes nad autosse. See on täpselt sama süsteem nagu Gazas. Ja uudised keskenduvad muidugi sellele, et Iisrael ründas kiirabi, rääkimata teile, mis tegelikult kulisside taga toimub. Ja nagu Gazas on selge, et Hezbollah on muutnud kogu rindejoone piirkonna tihedaks sõjalise infrastruktuuri võrgustikuks, mis on põimitud tsiviilalade sisse. Iisraeli välisminister Gideon Saar esitles uusi tõendeid, mis näitasid relvi, mille Iisraeli kaitsevägi avastas Lõuna-Liibanonis. Välisministri sõnul pole Liibanoni valitsus sellele ohule isegi sisulist vastust andnud, kuigi ma tuletan meelde, et nendega peeti läbirääkimisi. Välisminister rõhutas, et isegi need piiratud jõupingutused, mida Liibanon on teinud, piirdusid vaid avatud aladega. Ja tulemuseks on see, mida Iisraeli kaitsevägi leidis. Relvad, mis olid peidetud tsiviilaladesse, sealhulgas kooli ja teiste tundlike objektide sisse, vaid mõne kilomeetri kaugusel Iisraeli piirist. Iisrael jätkas sel nädalal jõupingutusi, et kõrvaldada Hezbollah oht meie piiri ääres ning on paljastatud tunnelid, mis olid osa Hezbollah plaanist tungida Galileasse. See hõlmas magamisruume, veepaake koos tankitõrjerakettide ja heitetega turvalistes linnades. Suuremahulise operatsiooni käigus, mis hõlmas terroristide kõrvaldamist, leidis Iisraeli kaitsevägi 2 tunnelit, mille kogu pikkus oli 2 kilomeetrit ja sügavus 25 meetrit, kust Hezbollah oli plaaninud Iisraeli tungida. Julgeolekuametnik ütles, et see on suurim infrastruktuur, mis Lõuna-Liibanonis on avastatud. Tunnelid hävitati hiljem plahvatusega, mida oli tunda kogu Põhja-Iisraelis. See on meeldetuletus, et kõik tulevased kokkulepped põhjas sõltuvad Liibanoni võimest ja tahtest kokkuleppeid täita. Liibanon peab Iisraeliga otse läbirääkimisi, mis võiksid teoreetiliselt avada ukse teistsugusele ja stabiilsemale tulevikule. Kuid samal ajal ei astu Liibanon praktilisi samme, mis on vajalikud oma suveräänsuse taastamiseks. Need on asjad, millest saab aru isegi laps. Ei, tõsiselt laps.
sotsiaalmeedia kasutajad Liibanonis avaldasid sel nädalal sõnumi, mis saadeti Iisraeli kaitseväe araabiakeelsele pressiesindajale, kolonelleitnant Avichai Adri Instagrami kontole. Muide, ta on Liibanonis väga populaarne, ühe Liibanoni keskkooli õpilase poolt. Sõnumis väitis õpilane, et kooli keldrid kasutatakse Hezbollah relvade ladustamiseks. Veebis levinud Instagrami sõnumi ekraanipildi järgi kirjutas õpilane Adrile ladina tähtedega ja ütles, et tahab talle anda väga olulist teavet kooli kohta. Õpilane väitis, et asutuse sees olid Hezbollah relvad, sealhulgas raketisaal ja maa-alused varjendid, mis sisaldasid relvi. Ja õpilane lisas, et ta tahtis ainult infot edasi anda ning palus, et tema nime selle asjaga seoses ei mainitaks. Muide, Hezbollah lükkas selle muidugi tagasi ja nimetas seda õpilase katseks lasta Iisraelil kool õhku lasta, et õpilane saaks vahele jätta testi, milleks ta polnud valmistunud. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui valida Hezbollah terrorirühmituse ja noore Liibanoni poisi vahel, siis mina usaldan poissi. Ja nagu öeldakse, laste suust tuleb tõde. Või nagu Piibel ütleb 8. psalmi 2. salmis, väetite ja inikute suust oled sa rajanud väe. Mina olen Daniel Seaman. Liitu minuga taas järgmisel nädalal, siin saates Straight Up, CNS TV stuudiost Jeruusalemmas, Iisraelis.